Kas sa usud juhustesse? Kuula seda erakordset lugu. 24 aastat pärast surmaga lõppenud terrorirünnakust eluga pääsemist teise intifada ajal on Jonathan Romm annetanud neerumehele, keda ta polnud kunagi varem kohanud. Enne siirdamist sai ta teada, et saajaks oli Reuven Tann, kiirreageerimisüksuse juhi vend, kelle vend päästis tema elu, peatades terroristi sellel rünnakul Gush Batifis aastal 2002. Jonathan Romm ütles Reuvenil, sinu vend Jael päästis mu elu 24 aastat tagasi ja täna päästan mina sinu oma. Siirdamine tehti tänu Matnat Haimi organisatsioonile, mis on aidanud muuta Iisraeli maailma liidriks altruistlike neerusiirdamiste alal. Tõepoolest erakordne. Ja nüüd on mul hea meel tervitada doktor Evija Tarneshat, Tel Avivi Clalit Beilinssoni haigla siirdamisosakonna juhatajat. Suur tänu, et leidsite aega. See on tõeline heateo edasiandmine. Kõik jõuab ringiga tabasi. Kui suur on tõenäosus, et altruistlik neeruannetus toob kokku surmava terrorirünnaku üle elanud ja selle mehe venna, kes tema elu päästis? Ja nad said sellest kokkusattumusest teada alles vahetult enne siirdamist. Rääkige meile, kuidas see kõik juhtus? See oli hämmastav. Tegelikult aitäh, et mind kutsusite. Ja mõned sõnad Matnat Haimi kohta. Ma arvan, et see on suurim MTÜ, mittetulundusühing, mis tegeleb altruistlike annetustega, neerude annetamisega altruistlikel alustel. Ja tegelikult asutas selle rabi Jehoshua Heber. Ja tema oli neeru siirdamise saanud patsient. Ja ta ütles, et okei, ma teen lõpu nende patsientide nimekirjale, kes ootavad neeru siirdamist. Ja see oli tema idee. Ja tegelikult ta lõi selle MTÜ. Ja see oli väga kurb, sest ta oli esimene patsient, kes koroonaviiruse ajal suri koroonasse. Ta oli neeru siirdamise saanud patsient ja pärast seda jätkas tema naine Rochelle Heber selle imelise projektiga. Ja nüüdseks on see rohkem kui 2000 doonorit, altruistlikku doonorit, kes annetavad neeru patsiendile, kes vajab neeru siirdamist. Ma arvan, et see on maailma suurim MTÜ, mis tegeleb altruistliku annetamisega. Ja see on hämmastav. See on märkimisväärne. See on märkimisväärne. Ja sa näed. Ja kui me vaatame pilte samal ajal, kui sa räägid neist kahest mehest, kes on fotodel, naeratavad selles konkreetses juhtumis, kuidas nad üldse omavahel kokku sobitati? See kokkusattumus on lihtsalt hämmastav. See on tõesti märkimisväärne. Tead, tavaliselt nad ei kohtu saajaga. Altruistlik doonor ei kohtu saajaga enne operatsiooni. Ja tegelikult tutvustas meie meeskond doonorit saajale hommikul enne operatsiooni. Ja ta küsis tema nime. Ta ütles, et tema nimi on Reuven Tann. Ja siis ütles, et kas sa tead kedagi nimega Jal Tann? Ta ütles, jah, see on minu vend. Ja ta hakkas nutma. See oli hämmastav. Ja siis ta rääkis mulle lugu, et 2002. aastal ta oli selles ettevalmistavas akadeemias, sõjaväe eelses akadeemias, Gush Batifi lähedal. Ja Hamasi terroristid tungisid Atsmonoti sellesse sõjaväe eelsesse akadeemiasse, tapsid 5 õpilast ja vigastasid 21 õpilast. Ja siis üks noormees, kes teenis lähedal sõjaväes, kuulis tulistamist. Ta jooksis sinna, tappis terroristi ja päästis tegelikult palju elusid. Samuti ühe noore mehe elu, doonori, altruistliku doonori elu, kes hiljem, 24 aastat hiljem, ta annetas. Jonathan Romm annetas Reuven Tannile. See on hämmastav. See on tõesti imeline. Ja see, kuidas nad kokku sattusid ja et nad üldse selle vestluse pidasid, et see side tekiks. Fotodel on kõik naeratavad. Mida sa meile rääkida saad? Kuidas neil pärast operatsiooni läinud on? Nad tunnevad end suurepäraselt. Jonathan Vong lasti välja, kõik on ideaalne ja tõenäoliselt lähed ta homme koju. See tõesti on nii. Üsna märkimisväärne. Et ta
sündis. elude päästmine ja headuse edasiandmine. Sa viitasid sellele, et Khalid Balansen teeb aastas üle 200 neeru siirdamise. Inimesed vaatavad, õpivad ja on selle loo poolt vapustatud. Kuidas inimesed saavad selles vahetusprotsessis osaleda? See on hämmastav protsess, tead, me teeme enamikku neeru siirdamistest Iisraelis Klaliti meditsiiniasutuses, Beersheva Klaliti meditsiiniorganisatsioonis. Ja samuti ka maksa siirdamisi. Ja kogu osakond tegeleb selle elusid päästva protseduuriga kogu aeg ööpäevaringselt. Ja ma arvan, et see on suurepärane. Altruistlik doonorlus. Kuule, see on kõige hämmastavam asi, mida me Iisraelis näeme. See on tõepoolest märkimisväärne ja suur tunnustus teile, doktor Evija Tarnesha, ja teie meeskonnale selle uskumatult hea töö eest, mida te teete. Ja muidugi lihtsalt loodame kiiret paranemist nii Joonatanile kui ka Reuvenile. Milline uskumatu lugu ja kokkusattumus. See kõik on tänulikkusest, lahkusest ja headuse edasiandmisest. Suur aitäh, doktor Evija Tarnesha, et olete osa saates. NMI eest.